No nii, tere! Mina olen Tuudur järjekordselt. Täna on 7. märts ja õues on 10 kraadi sooja, uskumatu. Nagu ma ütlesin, ma video iga pühapäev teen, siis ma mõtlesin, materjali mul väga ei ole. Või noh, tegelikult üldse ei ole. Siis mõtlesin, et mis seal ikka, reede pärast tööd. Et kui mul vaba õhtu nii-öelda, et tavaliselt pärast tööd ma väikse jalutuse teen. Näitan teile, kuidas siis, milline selline tööpäeva lõpp välja nägema tegelikult peaks. Aga kõigepealt tulebki minna Selverisse ja üks õlle kõigepealt võtta ja siis edasi vaadata üldse. Selver siit paikse tagant paistab, nii et vaata, mis me siit tead saame siis. Võrreldes muude hindadega päris okei hind ka, täiesti okei õlle ka, Hopper minu arust. No nii, Hopper käes, maitseme ära siis. Tegelikult päris aus olla, siis ma eiliga tegelikult juba kuidas ta maitsesin, nii et ma tean tegelikult, kuidas ta maitseb, aga vaatame siis siukse väikse review ka siis. No nii, head töönädal lõppu siis, õige, te vaatate pühapäevast videot. Head pühapäeva siis tegelikult, jah. Ma ei tea, mulle vahepeal meeldis sumalased. Ta on siuke nagu natuke puuviljane mingis mõttes, aga samas on võib-olla mitte väga. Ma ei tea, minu arust on ta täitsa okei. Ja kui sul ta on rock ju, nii et. Aga vaatame, jalutame, ma tavaliselt tulen siit teed mööda. Kui ma tulen Selver, siit Eesti Energia maja vist tuleb siit kuskilt varsti, et Ilmatari tänav vist, Ilmatsalu tänav, ma ei tea, kumb ta on. Ilmatsalu vist teeb siit. Sest vaatan, kuhu jumal juhatab nii-öelda. Kuidagi Tartus on muidu kõik kohad nii käidud, aga ikkagi püüamegi erinevaid kohti, kus pole ammu käinud ikka võtta, jah. Ja märkamatult oleme jõudnud juba järgmise poe juurde, milleks on Maxima. Et ma arvan, kui ma siin olen juba, võtan siit ka midagi, et aga muidugi see on liialt lühike maa, mul veel praegune õlle on joomata, nii et see on 500 meetrit võib-olla Selverist Maximani, võib-olla 600, nüüd ühe X-iga. Valget aega on nii vähe, et ei saa raisku lasta seda, et praegu peab kiires tempos liikuma. Et vanasti Visa-all siin siukse tüüpprojektiga tehti, ma arvan, kindlasti olete näinud mujal Eestis ka. Igale pool üle Nõukogude Eesti Vabariigi siis NSV. Sama tüüpprojektiga siis spordihalle, anda see mingi rattavärk. Igatahes, mis ma siin matran. Mina sain. Nägite ka hinda, 89 senti pluss pant. Koonuslaagri elu. Kroonuslaagri. Ja ma ei tea, et on nagu hinnakvaliteedi suhe on tegelikult täitsa okei, mõtle kokku, kui Taara ka ära viid, saad veel 10 tagasi, aga 89 senti pluss pant õlle kohta, peaks olema enam nii. Ma ei tea, ma ei väsi seda kordamast, et õlle hind ei tohi kallis olla Eestis, lihtsalt üldse tegelikult üheski riigis ei tohi. Et see on kuritegelik, aga okei. Aga maitme sellega ära siis. Vaatame, ma ei usata sellest Hopperist parem on, aga vaatame. No nii, jõudsin natuke eemale. Aga vaatame, maitseme seda siis. Ma ütlen jälle, mitte midagi reelist. Ma ei tea, laagritüüpi premium olusükke. Aga ma ütlen, hinnakvaliteedi mõttes täitsa okei. See on mingid inimesed Visa-alli taga. Ja siis juttu selles siis. Miks sa filmid seda? Ütlesin, ma ei filmi, et tahtsin õlut degustereerida, aga ma vaatasin, et siin on inimesed, ma lähen mujale. Aha, ma ei tea, täitsa huvitav nagu. Tavaliselt küsite niimoodi, aga okei, mis seal ikka on nagu on. Nüüd olen juba siin Tartu linna piiri peal. Isegi tea peast, mis tänav see on, eks kohe saab vaadata. Et igal juhul nagu näha, päike läheb jube kiiresti looja juba, kell on juba 6 saama vaikselt. Et see on nädala keskel on see loll asi, ütleme, filmimise, õhtut lähevad pimedaks, mis sa pimedaks ikka filmida on ju. Muidugi see koht ei ole võib-olla kõige kaunim võib-olla praegu siin. Aga ilus maja on ka ikkagi. Nii, nüüd jõudsin siuksesse huvitavast tänavasse nagu arhitekti tänav, ja Tartut nad kindlasti teavad, kus see on ja siin on siis kunagi, ma ei tea, 90-tel, ma ei tea, kas võib-olla isegi keskel, võib-olla isegi alguses, võib-olla isegi veel varem natukene, on siis püütud ehitada mingisuguseid mitte tüüpprojektidega maju. Et siin võib-olla kõik ei paista nii hästi praegust välja, aga siin on nagu päris siukseid natuke teistsuguseid hooneid ka. Siin on siuke teistsugune maja jälle. Suvila kooperatiiv mingi hetkel. Siin peaks olema siis kohe
mis sealt tuleb, see valge. Peaks olema mingi veinimõise koht, vaata, näeb nagu klubi sissepääs näeb välja. Aga mingi veinimaailm on siin jää. Tasuta reklaami saavad veinimaailma inimesed. Uhke sissepääsuga koht. Nii, siit veinimaailmast üle tee tegelikult. Näitab küll tupikut ja tegelikult autodega siit saagi läbi. Aga siin on üks sala, nii et jala pääseb läbi. Need on siuke lõikekas nii-öelda, ütleme niimoodi siis. Ka siuke huvitav tänav. Ja nii, siit siis. On siuke, siin on siuke, kas keegi on vaate, mis mänguauto, vaata sealt jäljed siuksed paksud. Et ühesõnaga siit pääseb jala ilusti läbi, aga tõesti hüvenikud jäljed. Saage aru kohe, mis need on, võib-olla mingi lapsemasin. Või on päris ATV või, ma ei tea. Igal jah, siit siuke huvitav rada siit läheb. Ja minu arust peaks olema täitsa avalik kõik. See näeb välja küll nagu kellegi vaata kohe siit. Et siin on nagu eriti imelik see kellegi nagu elamised. Hops, näete niimoodi. Kõik Tartu linnas sees. Ja siit siis tuleb alles tänav hakkab, alles nagu sealt justkui. Poline siin. Ja ma arvan, et need on ka sellised tänavad, kus nagu võib-olla isegi need, kes Tartus elavad, pole ise ka väga tihti siia ei sattu niimoodi. Vanasti oli siit läbipääs. Minu arust läks tee läbi, aga nüüd on see kinni pandud. Kohe näete, seal taga paistab hullumaja või. See tähendab jah, ma ei tea, kuidas nimetaks vist õiget nimega. Ei, sanatooriumi hullumaja ei ole, samad asjad ei ole ju. Ei ole muidugi, jah. Ja siin seal tänava nurga peal, see ei ole Palderjani või, ma ei tea. On mingi üks aed, kus on alati hästi palju kola. Ortofotolt isegi on seda hästi näha. Kus on jõhkralt kola, on see täis see aed. Ma ei tea, mis värk sellega on, keegi hoiust midagi. Aga seda ma mõtlesin siin, seda nii-öelda siis haiglat. Jah, raviasutust. Vaatame, siit sa kuskilt pääses läbi ka kõrvalt kuskilt. Siit samast võis minna või? Ma ei tea, vaatame. Et keegi ära ei ajab neid relvadega. See on üks lahe puu, ma ei teagi, mis see nimi on. Noh, arvates looduslikult täitsa kasvad iistutatud siia. Siin näeb kõik lehte, siin sees oled siin nagu täitsa eraldi nagu omas siukses maailmas. Ja muidugi siin vastas on üks mõis. Üks mõisjoone. Rajapark on ju, Rajamõisek siis või. Ma ei tea, seal on mingi muu nimi. Vaatame korra siit, mingi tee läheb, aga ma tean, et siit ametlikult võib-olla ei võiks käia, aga põikame korra siit Rajapargi juurde. Võtsin kohe nagu mingi mingi imelik lõhn. Bensu, ei, ma ei tea, masuut. Aga jah, siuke mahetud jällegi keset linna vähem. Tartus ka vahepeal neid leiab. Tegelikult ei ole keset linna muidugi jah, aga näed, selline vana mõisahoone. No siit saab sinna Rajaparki ja tagasi veel ja sinna poole jääb see politseimaja ja mentide juurde ja no siin tundub, et on kõnditud, see rada on sees kohe nagu, et aknad on kinni löödud. Siit ka vist midagi sisse siia ei pääse, jah, ei hakka nüüd rõhkuma ka muidugi, ilmselgelt ei hakka. Selline hoone siin, jah. Praegu on hea, vaata, praegu pole seda, siin on enamus lehtpuud ka siin, et ei ole seda jõhkrat võsa, siis tegelikult läheb suht võsaseks ja kõik, see on kõik võsa ja täis. Ma ei tea, mis okasroosikesed ja kes need kibuvitsad ja kõik. Täitsa allee kohe, saared või. Tahtsin öelda, oleks assi palmidega, need tammed need küll ei ole. Mul on saarepuud või suured saared või, ma ei tea, ma tunnen lehtede järgi puid ainult okside järgi ma väga ei tunne. Aga selle tamme võra ma tunnen ikka, tammed minu arust need ei ole. Aga ma nagu ennist mainisin, et kiiresti läheb pimedaks ja valget aega väga palju enam pole, siis ega saa aega raisata, aga siin peab siis nii palju seda kasutama, kui võimalik on. Eks ma muidugi jalutan ikka edasi, aga lihtsalt filmi lindile võib-olla jäi nii hästi näha. See on huvitav see Rajapargi see tee siit, noh, ma olen jooksnud palju muidugi ja noh, jalutanud ka muidugi, jah, kõrval on muidugi huvitav see tänav. See on teeb väikse kaare sealt, tegelikult on nagu nii-öelda tupik, aga kaarega saab tagasi välja. Need on arvatavasti kunagi just nende haiglatöötajatele saadud grundid hea töö eest haigete ravaimisel.
ja siis siia, või äkki see oli mingi Suvilate tänav, mingi selline tänav või? Vaat see on näha vist. Mis ta on? Ma ei näegi. Täitsa lõpp. Puhkekodu tänav, no peaaegu sama. See on siia värav tehtud, see on päris lahe. Tulite jalka väljak väike siuke. Ma siin siuke, jah. No jah, siin on muidugi need täis liti paned üle, lööd, siis on muidugi jama jälle, siis pidi laiast välja jooksma. Aga nüüd jõuame Decorani põhimõtteliselt ja Mendimaa jääb natuke vasakule siit selle kaadri järgi. Ja sinna meil asja praegu hetkel ei ole. Ees on siis Riia see uus sild viadukk nii-öelda. Tegelikult on 3 tasandil, Eestis on väga 3 tasandil asju. Ja lõunakas on tagasi siis väikse loojangusse mattumas nii-öelda. Et seal sillal on siis jah 3 tasandit, et on siis ülemine, ütleme sild, ütleme siis on nii-öelda tavatasand ja alt läheb läbi siis tunnel jalakäijatele mitmes suunas, et selles mõttes tegelikult päris huvitav lahendus. Arvatavasti maksis ka palju muidugi, et ma arvan, et nüüd on turvalisem ka, aga näed, siis silla alt saad, nagu ikka need on, et igale poole erinevast suunda minna. Näed, siin on kohe vaiksem silla all. Ma läheks siit. Ma läheks siit vasakule tegelikult. Tundub hea mõte. Vaatan, kui siit saame. Näed, kell on 6 kusjuures ja päikseloojang alles võtab aset. Päike veel loojund õues on tegelikult veel, ütleme siis valge. Siit on siis teine tunneli osa. Vaata ilusti need kadakad on need vist, mis on pandud siia vist. Vist, ei näe nii kaugelt. Et kui need ilusti siin kõik, need, ma arvan, et see kibuitsed olla. Et kui need kõik siin õitsevad ilusti lehes on, siis tegelikult on ju päris lahe tegelikult. Siin on see vana, lähmegi sinna. Novapolis, Nova tähendab uut Nova. Polis tähendab linna, kui keegi ei tea, et siis on nagu uus linn. Kas on tõlkes. Aga jah, siin oli vanasti see maja oli arestimaja. Oli vist see maja? Jah, see oli küll, jah. Aga nüüd enam ei ole, nüüd on midagi muud seal. Ja noh, lõunakeskus teate juba kõik. Läheme siit vasakule, kus on päris huvitav mõte. Ja. Aga siin on näha, mis kõik ettevõtted siin enda tööd aset leiavad. Enda tööd teevad ja enda kontori pindasid omavad. Aga jah, vanasti oli siin, minu arust kas ongi see linnaosa on saanud selle järgi nime FI, Füüsikainstituut. Minu arust on siis mingid teadurid, kes, mingid teadurid tähendab siis füüsika lõpetanud doktorikraadiga arvatavasti vennad, kes siis reaalselt teadust tegid, et siis nii nõukaajal kui ka varajasel Eesti ajal, uusajal, või see, isegi 2000 alguses oli veel see, oli Füüsikainstituut minu arust või. Külalise koht, näed, ma saan siia ennast parkida. Nüüd on siin Europark, Novapolise vastas, aga vanasti oli siin. Minu arust on isegi näha neid jälgi, et minu arust oli see mingi purskaaev, võtta ka isegi veesilm, bassein see ei olla, sest ta ei ole nii sügav, on ju. Minu arust oli see mingi siuke, kas öeldes, purskaaev, jah, et vesi oli sees vähemalt, ütleme niimoodi siis, et ma ei tea, kas tehti siin katseid või ilu pärast, aga igal juhul. Et selles osas siin jah, kunagi veesilm oli. Seda ma isegi mäletan minu arust isegi. Aga see võis olla tõesti, ma ei tea, 2000 algus, 90 lõpp, ma ei tea midagi sellist. Vist on siuke huvitav, vist hõbekuusk, vist torkav kuusk. Piits ja pungens on vist see või? Või on nulg hoopis või? Hõbe nulg võib olla. Ma ei saa nii hästi aru, igal üks nendest on. Ja siuke allee. Muidugi see on täitsa siuke nagu arhailine mingis mõttes, et ta viib küll siia, pea sisse käigu juurde. Aga ma ei ole mitte kunagi vist siit vist näinud kedagi endale kas vastu tulemas, küll mitte, võib-olla siit, ma ei tea, et siuke hästi huvitav. Aga see on pigem null ikkagi vist, okei. Igal üle, et siuke huvitav allee, et tõbas kui pimedamaks, on ju. Et jah, tegelikult see viib bensukani, mis ka tegelikult kergustee mõttes saab kohe otsa teed edasi läheme värst. See on siuke huvitav, siuke mõnus siuke kohe nagu siuke okkaline lõhn ka nagu. Aga näed siit ju bensujaama, aga bensujaama juurest minu arust ei lähe väga mugavalt teed. Siit vist kõrvalt on tehtud ikka midagi. Ei ole, lihtsalt inimesed on kõndinud. Mingi teadustöö käib, ma loodan, et füüsikud ei põleta seal kedagi. Nii, see maja on mulle tuttav, see ülemine korrus seal. Jah. Aga keeramegi siia FI rajooni sisse. Ja vaatame, mis seal muutunud on. Et selles mõttes, et siin on ka ikkagi päris palju maja kordestud ja muidugi seal taga on veel täiesti uus suur linnak lausa, ütleme niimoodi siis. Ja Laseri ja Kristalli tänavate näol.
äkki jõuame Valges veel põigata korra sinna ka. Korralik süst tuleb siit, jah. Siin oli vanasti ka lasteaed, aga nüüd on see tehtud nii-öelda uue projekti järgi. Ma ei tea, kas ta lammutati kõik maha või tehti lihtsalt vanale peale, aga kõvasti võimsam ja uuem, nagu ta ikka tänapäeval asjad on nii tehtud. Et korralik värk. Lasteaed, mis ta on, hellik. Kuu. Taevas. Pool kuu. Näed, siin on näha kohe niimoodi, et kohe nagu vahe on sees. Vanemad majad on ju, mis on ka muidu palju korda tehtud. Ja Eestis on just ka nagu, et see on tehtud isegi nii tehtud, et see autoga saaksid edasi sõita nagu uuda rajooni just kui pääse, et siuke nagu siin aeda veel pole ette tehtud, no. Aga see on see uus rajoon nii-öelda. No need on veel nendes uutes majades veel isegi vanemad majad. Et seal võib-olla on uuem mõned, aga jällegi tüüp projektid tehtud on ju. Ja täiesti siuke jälle nagu vahe on nii õhkar sees nagu jälle. Täitsa nagu terve suur linnak. Ja siis on siis vanemad on siin kõrval niimoodi. Ma ei tea, võib-olla Tallinnas on samamoodi mingis kohtades. Ma eeldan, et ongi. Vaata, kui varsti lähebki tegelikult pimedaks juba, et kaamera silma mõttes on võib-olla mingit ära lõpetama selle jandi siin. Aga niimoodi ma mõtlesin, et taas jalutan, et teen väikse, no mitte alati nendes samades kohtades, aga ma vaatangi mõnikord, siin pole ammu käinud. Vaataks, mis toimub niimoodi. Ja võib-olla tehakse mingi uus tee või mingi uus asi kuskil, eks siis vaatan seda ka. Oi jah, punane. Loodan, et seal 3. Reich, 4. Reich ei hakka tagasi tulema. Minu arust siin on eriti hästi selle kahed nii-öelda tsooni nagu ida ja lääne Berliin. Tegelikult ei ole muidugi hullu midagi, need majad on ägedad kõik korda, et ma ütlen super. Aga lihtsalt vaatanud garaaži on ja niimoodi, noh, okei. Tee on kinni pandud. Ja siin siis täiesti uued on ju majad ja ma ei tea, autod on ka vist uuemad äkki võib-olla, jah. Kui ma ei eksi, see oli siin, minu arust samas kohas või? Oli üks eramaja, üks vana talukoht. Kas siit tulid? Päikse loeng äge, jah. Äkki oli samas või? Oli igal juhul üks, mis oli keeldus müümast enda siis maja, siis talu kohta, aga siis võib-olla lõpus ikkagi siis pakuti nii suur summa või siis ise vaatas, et ei viitsi enam jageleda, vaielda ja noh, idee poolt on õigus ja tema koht on ja ta ei pea ju müümast. Aga noh, kuna siin kõik tehakse niimoodi täis on ju, et mis sa siis üksi, noh, see oli nagu reaalne talukoht, nagu kus oli kaev ja enam, ma ei tea, kas elektrik oli vast, aga huvitav, et siin ei ole rada tehtud nagu, et huvitav, kas siis siit ei ole mõeldud, et siit inimesed kõnnivad või? Ma ei tea, praegu mina ikka siit lähen. Mis ma ikka teen muud? Oi jah, poliseks lähen jälle. Näed, see oligi selle venna kahed äkki võib-olla. No need siin on küll juba uuemad. Mida sinnapoole edasi, seda veel uuemad. Niimoodi järjest on tehtud, et sealt poolt hakkas see pihta. Nii ma ei tea siis nii-öelda lääne poolt. Aga ma ei tea küll, et siin tuleb Ropka mets muidugi, mis äge koht. Noh, niivõrd kuivõrd, mis on linnas sees vaikselt siuksi metsaseid kohti tahad, aga ma ei tea, kas sinna pimedaks ära. Et kas ma hakkan sinna põika või mitte, no seal on nagu täitsa veel kõrgemaid 4-kordseid ka veel. Kurat, ma sattusin rappa omadaga, noh, te rappaga muda väljakule. Tegelikult on tee on seal, aga ma ei porisest viitsin löömi minna vist. No ma ei tea, siis vaatame, lähme siis kõrvalt. Või jah, mul kajab see bussivärk või. Ei juba läheb, ei saa ikka. Kui midagi pole teha, läksingi natuke valesti. See on sohu omadega. Tagasi minna siis. On igal juhul pinki katsetanud. Katsetame seda pinki ka, siis vaatame, kui muud on. Hästi madal pink on. Ma ei tea. Tundub päris normaalne tegelikult. Ebamugav küll ei olnud, nii et selle mõttes ka, et panekski mingi hinde. Paneme mingi 4, noh. Ei oota, 10 pool süsteemist pole mida tavalist. 7,5. Lähebki pimedaks ära. See on süsteem, mis mõtlesin, et kuhu välja tulla. Jah, võtsin vahepeal ühe kroonuse. Lahed, vaata kui laiad kergusteed. Ma tean, mingi kurdi 4 meetrit. Noh, ma peaks ju teadma, sest ma olen teede allur, aga vaata. 1,
2, nojah, 3,5, nojah. Võib isegi 4 võiks panna tegelikult isegi. Siin on võib natuke kitsamad. Aga lahe, et ka jõhkar infrastruktuur. Igal juhul jah, see Ropka mets on siin samas. See paistab on ja siin on koerte mänguväljaka tehtud, aga ma ei tea, kui Ropka metsa praegu läheks. Äkki kaon ära sinna, selles mõttes, et pime ja plögane ja kui vaadata püha videot ei tule, siis ongi tuutur on Ropka metsas kadunud. Auto samas, kui videot ei tule, kus teate, et ma Ropka metsas olen. Auto samas, kui videot ei ole, siis ma olen kadunud, siis te teate, aga kus te teate, kui videot pole tulnud. Ja noh, need majad siin, need olid vaab see ikkagi nagu põhimõtteliselt linnast ikka juba nagu kõvasti väljas olidki nüüd täitsa eraldi talukohad, kuigi see tänav ise, kas äkki isegi on seal, juba ongi nii pime juba, et kuuvalgus, kahvatu, kuuvalgusega pean filmima, et olid selle Raudse tänava osa tegelikult, aga minu arust Tartu linnapiir siit läheb või Tartu linna tegelikult lõppes ennem ära juba seal Räni silla juures, et vist need majad juba, need ei ole Tartu linnas enam, vähemalt need eramajad, need majad seal, kurat võib-olla viimast isegi ei ole enam, aga praegu minu arust peaks olema Tartu linnast mina väljas, aga noh, kohe põikame siis tagasi. Ropka mets on siin, väga ei näe siit pime, aga ütleme, ma ei hakka siin praegu plätserdama, see on võib-olla porine ka olla. No nii, nüüd jõudsin siia Räni silla alla. Jah, ongi tõesti nii pime juba, näed. Kell on 18:37 ja noh, näed, sellega ongi see lugu, et pärast tööd saab nii vähe aega väljas filmida lihtsalt. No kui sa niimoodi muidugi ei ole, kuski tänava valgusse, praed tänava valgusse käes, aga näed, silla all juba läheb nägu tumedamaks. Ja näed, läkski täiesti mustaks. Igal juhul. No vaatame, mul on siit koju veel, ma arvan, mingi 4 kilti umbes, midagi sellist, 4 midagi. Aga tavaliselt siin ma näen Kalev ka tavaliselt selle tee peal kuskil koeraga ei pelutamas, aga vaatame, äkki näeme täna ka. Igal juhul. Näed, ilusti paiseb see loojak sinna taha ära. Et kui ma rohkem ei filmi, siis nagu ikka, teate, mis teha juba. Kered kõvad hoida ja tšau pläu!